Põhja-Euroopa lühisabalised lambad ehk maalambad. Neil on pea paljas, ainult karvad ehk villa ei ole. Neil on väga kitsas või kitsam nina võrreldes aretatud tõugudega. Neil on paljad jalad, ei kasva siis jalgadel villa, vaid karvad. Ja siis nende saba on lühem ja kolmnurkne. Vill on kahekihiline, siin on pealiskarvad, mis on üldiselt jämedammad ja on pehmem alus vill. Põhja-Euroopa lühisabalisel lambal on väga erinevad värvid. Neid on valged, mustad, pruunikad toonid ja hallid ja neil võib olla väga erinevad märgid. Võib olla laugaga, võib olla terve kere peal erinevad märgid. Aga see, mis on kõige väärtuslikumad Põhja-Euroopa lühisabalistel lammastel, ei ole näha silmaga. Ehk, et nad on väga head emad, nad on hea tervise juures, nad on väga kohannud meie kohaliku kliimaga, meie floora ja ka meie teiste loomadega, mis elab meil siin. Põhja-Euroopa lühisabaline lammas on väga viljakas, ta sigineb hästi, ta saab tihti kaksikud, osa Põhja-Euroopa lühisabalistel lammastel tuleb ka kolmikud ja rohkemgi tallesid. Põhja-Euroopa lühisabaline lammas on tihti väga viljakas ka ea kohta, nii et 10-aastane nutt või 13 või 4-aastane utt võib veel väga ilusti poegida ja kasvata oma tallet üles. On olemas Põhja-Euroopa lühisabalised lambad, kes on elanud rohkem kui 20-aastaseks. Põhja-Euroopa lühisabalised lambad, mis nüüd on Soomes ja Eestis, nad on ka käinud metsas ja nad söövad väga meelsasti erinevad lehti, aga ka näiteks männiokkad ja kuuseokkad. Ka sööb Põhja-Euroopa lühisabaline lammas näiteks tammetõrusid, Rootsis või siis Eestis. Soomes, kus tammesid ei ole, nii see ei ole kuulunud tema toiduvalikusse. Kui põline Euroopa lühisabaline lammast on elanud mere lähedal, näiteks saarestikud ja saardel, siis ta on harjunud jooma merevett ja ka sööma atru. Põhja-Euroopa lühisabaline lammasel on ka väga kitsas nina ja selle tõttu ta suudab valida täpselt, mida ta soovib süüa karjamaal. Aretatud tõugudel on hulka laiem nina ja ei suuda samamoodi olla sama valiv. Näiteks kultuurkarjamaal ei ole ju nii väga palju valida, aga ikka meie maalammas ta soovib ikka süüa niidudel ja näiteks alvarmaadel, kus on palju erinevat taime, mille vahel valida. Iseloomult Põhja-Euroopa lühisaballambad on väga erinevad. Seda loomulikult selle tõttu, et neid on vähe aretatud. Neil on tihti oma tahtmine ja kui nad väga midagi tahavad ja soovivad, siis seda nad ka teevad. Sellepärast on need lambad ka peetud muu viisil kui vabal karjatamisel. Ehk see loom on ikkagi algselt olnud selline loom, mis on vabalt ringi kärjunud karjamaade peal ja ise otsustanud, kuhu minna ja mida süüa. Kui teda suruda väiksema karjamaa peal ja eriti siis kultuurkarjamaa peal kokku, siis ta võib-olla ei ole niivõrd õnnelik ja ta proovib ise otsida sellised kohad või hüppab üle aia, et läheb otsima endale mingi paremat süüa. Põhja-Euroopas lambad on veetnud pikka talve jooksul lautades, väikestes karjades ja harjunud, et inimene käib neid hooldamas iga päev. Ja isegi vanasti käidi 3 korda päevas süüa andma lammastele. Ja selle tõttu Põhja-Euroopa aretamata lühisabaline lammas on tihti väga harjunud inimestega ja võib pigem jookseb inimese poole kui eest inimeste käest. Muidugi see oleneb väga, mil viisil need omanikud peavad need loomad ja ka karja suurust.